kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Oodrimäe raamatust Avantüür. See on tavatu vaade teise maailmasõja aegse Saksa sõduri ja lihtinimese ellu. Lugu algab kahe võõra Peeteri ja Katariina vahel sõlmitud fiktiivsest abielust, mis kannab alguses vaid praktilisi ja omamoodi vastuolulisi eesmärke. Peeter tahab rindelt pikemat puhkust ja Katariina vajab hädasti lesepensioni. Noored teavad üksteisest ainult pildi kaudu. Nad kohtuvad Peeteri abielupuhkuse ajal ja armuvad. Avantüür kirjastuselt Petrone print. Mees tiris okastraadi postist kaugemale, tehes lapi paakunud maad puhtaks ning võttis Sineli taskust välja foto. Ta surus foto vastu posti ning kinnitas selle nööriga paigale, kattes kinni naise juuksed ja kaela, kuid mitte näo. Seda sai ta ikkagi näha, vaadata tema tusaseid silmi ja mossis suud. Ta tegi sõlme valmis ja sülitas maha. See naine pidi kõlvama küll. Ta heitis pikali, et suvepäikese viimane soojus temasse imbuks. Tolmu ja mullapöörisest ta ei hoolinud. Tahtis vaid puhata, kogeda ootuse hetkelist olematuse tunnet, ent tõusis taas istukile. Maapind oli liiga kõva, päike liiga palav. Ta süütas sigareti ja vahtis kuumavasse virvendusse, kuni ta silmad seletasid ümarikku kogu, kes kätte jalgadega raevukalt vehkides üpris vaevaliselt edasi liikus. Viimaks jõudis mees uratades ja õhku ahmides kohale, higi valgele vaimuliku kraele nirisemas. Mis pagana pärast te nii kaugele tulite, küsis ta. Tahtsin oma ette olla. Noh, ja saitegi. Kas kõik on valmis? Jah. Hakkame siis pihta, sõnas kaplan. Peaksime just õigeks ajaks jõudma. Ta tõmbas taskust välja pliiatsi ja kortsus paberitüki. Reamees, kes on peigmees? Mina. Ja mis teie nimi on? Peter Faber. Ja tunnistajad, päris kaplan. Seal näitas Faber 3 mehele, kes kerra tõmbunult tukkusid. Kaplan kõndis nende juurde ja tonksas neid jalaga. Nad on purjus. Faber läkitas sinavasse taevasse suitsurõngaid. Kas teie olete ka purjus, Faber? Veel mitte. Kaplan tonksas kõvemini. Mehed hakkasid vastu tahtmist liigutama. No nii, teeme selle nüüd ära. Kustutage suits, Faber. Tõuske püsti, näidake natukenegi austust üles. Faber vajutas sigareti mulda, toetas pikad ahtad käed vastu maapinda ning ajas enda aegamisi jalule. Juuksed silmilt, mees, sõnas kaplan. Kes see on, kellega te abiellute? Katariina Spinell. Kas see on tema seal fotol? Minu teada küll. Teie teada? Ma pole temaga kunagi kohtunud. Aga tahate temaga abielluda? Jah, härra. Teil on tõsi taga, et siit haisvast põrguaugust pääseda. Kaplan kirjutas natuke ning pistis siis pliiatsi ja paberi taskusse tagasi. Võime pihta hakata, lausus ta. Teie kiiver, Faber. Seal, maas, foto kõrval. Kogunege selle ümber, mehed, käsutas kaplan. Kõigil parem käsi kiivrile. Nad kükitasid väikese ringina ümber määrdunud ja lömmis kiivri. Põlved ja küünarnokid üksteist togimas. Peigmees kõigepealt. Faber pani käe metallile, kuid tõmbas selle kohe jälle ära. Pagan, kui tuline. Laske käia, sõnas kaplan. Kodus on kell minuti pärast 12. Faber sikutas varruka üle käelaba. Teie luust ja lihast käsi, Faber, mitte varrukas. Kaplan võttis maast peotee mulda ning puistas selle kiivrile. Niimoodi, aitäh. Faber pani käe tagasi ning teised mehed järgisid tema eeskuju. Kaplan pidas lühikese kõne ja mõne minutiga oli Faber astunud abiellu ühe naisega Berliinist, keda ta polnud kunagi kohanud. Täpselt samal ajal võttis naine 1000 miili kaugusel osa samalaadsest tseremooniast, mille tunnistajad olid ta isa ja ema. See oli tema osa sõjalepingust, mis kindlustas mehele mesinädalateks puhkuse ja naisele lesepensioni, kui kaasa peaks surma saama. Ongi kõik, lausus kaplan. Nüüd olete abielumees. Mehed surusid üksteise järelda kätt.
mul on napsi vaja. Ta korjas oma kiivri üles, kuid jättis foto maha ning sammus tagasi laagrisse. Mees jäi ainiti vahtima, pikemalt kui oli viisakas, ning sai seejärel sõnad suhu. Mina olen Peter Faber. Ma tean, tundsin teid foto järgi ära. Teie olete Katariina. Naine noogutas ja mees surus ta kätt. Teda üllatas naise ihu pehmus ja tume juukse pahmakas ta õlgadel. Naine sikutas teda käest. Mu käsi, ütles ta. Kas ma võiksin selle tagasi saada? Vabandust. Mees laskis käe lahti, astus tagasi kõnniteele ning jäi seisma oma seljakoti ja püssi kõrval. Naine jäi sinna, kus ta oli, naaldudes puusaga vastu paokil ust. Kas teekond oli pikk, härra Faber? Jah, oli küll. Väga pikk. Naine kergitas käe päiksevarjuks ja silmitses teda. Kui kauaks te siia jääte? 10 päevaks. Naine tegi ukse lahti. Tulge sisse. Mees korjas oma varustuse üles ja astus pimedasse akendeta esikusse. Naine kattis nina ja suu käega. Mees haises. Naine nihkus temast eemale ning hakkas trepist üles minema. Meie elame teisel korrusel. Kes meie? Minu vanemad. Ma ei teadnud, et te nendega koos elate. Ma ei saa piisavalt palka, et oma ette elada. Ega vist. Mis tööd te teete? Ma ütlesin kirjas, et töötan pangas, masinakirjutajana. Oh, õigus, unustasin. Mees läks naise kannul narmendava linoleumiga kaetud trepist üles, vaadates, kuidas pringid tuharat seelikut küljelt küljele kiigutasid. Naine heitis talle üle õla pilgu. Kas vajate abi? Kõik on korras, vastas mees. Nad ootavad teiega kohtumist. Naine lükkas korteri ukse lahti, mees libistas seljakoti õlalt maha. Las ma võtan selle, sõnas naine. See on liiga raske. Küll ma jaksan. Naine tiris koti tuppa ning tuli tagasi püssi järele. Selle ma jätan enda kätte, lausus mees. Te olete praegu Berliinis. Eelistan seda läheduses hoida. Mees järgnes naisele piki kitsast koridori väiksesse kööki, mis virvendas aurust. Naise vanemad tõusid püsti ning tervitasid teda reipa entusiasmiga. Mina olen Günther Spinell, teatas mees. Katariina isa. Faber surus tal kätt. Oleme ülimalt uhked, et meie peres on juba teine sõdur. Faber heitis pilgus söögilauale, 4 kohta oli kaetud. Lauanõud olid üksteisega sobimatud ja sakiliste servadega. Minu poeg on teist põhja pool, härra Faber, kusagil Moskva lähistel. Vaene sell. Johannes on väga uhke mees. Katariina ema, hallinevad juuksed kõvasti lokitud, osutas ühele toolile. Istuge ometi, härra Faber. Ta päästis kiivri lahti, võttis vöölt laskemoona tasku ja leivakoti ning kuhjas need kitsale letile pliidi kõrval. Istus ning sügas selga vastu puitu. On teil mugav? Kõik on korras. Kas teie reis läks hästi? Päris proua Spinell. Öösiti oli rongis külm. Kas teil talvemantlit ei ole või kindaid? Veel mitte. Mis te arvate, kas Johannesel on? Ei tea. Proua Spinell tõmbas varrukast taskurätiku ning hoidis seda nina ja suu ees. Ta köhis ja selitas kurku. Tee aken lahti, Katariina. Mees vaatas, kuidas naine akent lükkas ja välja naaldus. Tagumik toa poole uppis. Sinna ta jäigi. Külma oktoobri õhku hingama. Mees vahtis ta laiu lihavaid puusi. Härra Evald laub oma kaste virna, nentis naine. Faber kuulis, kuidas puulipid üksteise vastu plaksusid. See on meie vürtspoodnik, härra Faber, sõnas Katariina isa. Tähelepanuväärselt ustav mees. Veidi enne koitu ärkas Faber higistades ja õhku ahmides, kehasoojusest ja mugavusest võõrdunud. Ta heitis tekid pealt ning jäi vaikselt lamama, et oma hingetõmbeid vaigistada, haarates endasse hämara õhu jahedust. Katariina lebas tema kõrval ja magas. Mees pöördus temast eemale ja asetas jalad põrandale. Ta kavatses minema hiilida, vanemate elutuppa, kus olid pehmed toolid ja üksteisega kokku sobivad lauanõud. Ta tõusis püsti, ent vajus kohemaid tagasi. Munder oli ju Katariina ema käes. Ta pea põntsatas padjale. Katariina ärkas. On sul kõik korras? Küsis ta. Kõik on hästi. Jää magama. Kas täid on surnud?
Mees naeris. Viimseni maha notitud. Mul on hea meel. Naine nihutas end üle voodi mehe poole ja pani käe ta rinnale. See kõik on väheke kummaline. Kas pole? Küsis ta. Me ei alustanud just hästi. Ei. Nii et mis me siis nüüd teeme? Ei tea. Faber tõusis istukile. Mul on kõht tühi, Katariina. Ma lähen vaatan, mida meil on. Mees süütas sigareti ning silmitses aovalguses tuba. Lontis kardinaid ja odavat funktsionaalset tualettlauda. Tema enda vanematel oli vana ehismööbel, mida pärandati põlvest põlve. Katariina tuli tagasi kuuma joogi ja leivaga. See ei ole päris kohv. Isa võttis selle vist oma tuppa kaasa. Ta kaitseb kiivalt kõike, mida doktor Vainart toob. Kes on doktor Vainart? Ma ei teagi õieti. Tean, et nad olid eelmise sõja ajal koos. Ma pole temaga kohtunud. Faber jõi. Jumal hoidku, Katariina, see on jälk. Öeldakse, et kui seda kohviks pidada, maitseb see nagu kohv. Nii segi ma omadega ka ei ole, igatahes veel mitte. Me saame rindel ka paremad kui see lurr. Siis on ju hästi. Teil on seda rohkem vaja kui meil. Kuni puhkusele saan. Mees pani tassi ja alustassi käest ning tõmbas naise enda vastu. Niisiis, sa rääkisid mulle, missugune tüdruk sa olid. Jah, ja see oli nii huvitav, et sa jäid magama. Ta hõõrus nägu naise juustesse. Palun väga vabandust, Katariina Spinell. Ma ei jää enam magama. Räägi nüüd mulle, missugune sa olid. Ma ei tea, olin alati hea, aga ema jumaldab mu venda. Mees pillas pea padjale ja teeskles norskamist. Katariina naeris ja andis ta küünarvarrele laksu. Sa oled minu vastu nii ebaõiglane, nentis ta. Faber suudles teda. Nii et sa olid issi tütar? Ju vist. Ja sina? Mina pole kunagi issi tütar olnud. Nad puhkesid naerma ning mees suudles naist põskedele ja huultele, liikudes ta kaela poole. Ja sina, Peter Faber? Mina olen üksnes marssinud. Vasak parem, noorsoo liikumises ja sõjas, seljakott turjal. Muud ma oma elu jooksul teinud polegi. Katariina suudles ta huuli ja põski. Kindlasti oled sa veel midagi teinud, sõnas ta. Mees pistis käe ta öösärgi alla. Vaatame, kas ma mäletan veel midagi. Ta libistas käed üle naise tagumiku, kõhu ja rindade. Midagi meenub, sõnas ta. Katariina avas oma venna pidžaama nööbid ning sõrmitses mehe rinda. Me peame teid pisut nuumama, härra Faber. Mees võttis pidžaama seljast ning lükkas öösärgi üles. Tehke seda, Katariina Spinell. Tehke minust arsti paks pojuke. Nad itsitasid ning naine avas oma jalad. Järgmine kord on sulle lilli ja šokolaadi, sõnas mees. Mulle meeldib ainult tume šokolaad ja valged lilled. Te olete väga nõudlik naine, proua Faber. Ma olen väga valiv, härra Faber. Kui väljas oli juba suur valge, tõmbas naine paljale kehale hommikumantli ning läks kööki. Katariina, sa peaksid hommikueineks riietuma, lausus proua Spinell. Ma ei jää lauda. Sa pead hommikust sööma. Ma viin Peterile süüa. Istu ja söö oma söök enne ära. Ei, ma võtan enda oma ka kaasa. Kas sinki on? Täna õhtupoole ehk saab. Katariina isa pani ajalehe käest. Ole tubli tüdruk, Katariina, ja tee nagu ema ütleb. Naine astus pliidi juurde. Kuidas magasid, ema? Mitte eriti hästi. Sinu voodi on väga väike. Ma olen seda aastaid öelnud. See on lapse koiku, ema. Sa oledki mu lapsuke, Katariina. Jumal hoidku, ema. Härra Spinell krabistas ajalehega. Too Peter siia ja sööge koos meiega hommikust, lausus härra Spinell. Isa, ta sööb meelsamini toas. Su ema kattis teile mõlemale laua. Ma võtan kandiku kaasa. Laulu ümisedes, et vanemad rohkem vahele ei segaks, ladus naine kohvi, juustu ja leiva kandikule ning läks tuppa tagasi. Faber ootas naist naerul sui. Sikutas ta hommikumantlit, kui ta kandiku käest pani ja kooris sellest seljast, kui naine kohvi kallas. Doktor Vainarti kohvi. Mees klammerdus Katariina külge.
Fabio istus jälle lambi all toolil ning naine noppis laulu ümisedes ta juustest täisid. Peaksin su juukseid lõikama, sõnas Katariina. Kas sa oskad seda? Kas sa teeksid vahet? Katariina lõikas ta taanduval juuksepiiril ripnevat tukka ning ajas kukla isa juukselõikusmasinaga paljaks. Ta pühkis lahtised karvad mehe näolt ja kaelalt ära, suudles teda ning lahkus toast. Tagasi tuli ta kausitäie tulise veega. Ma võimaldan sulle kõike, mida vaid tahad, kinnitas mees. Ainus, mida ma tahan, on vanematest eemale saada. Ma ostan meile suure aiaga maja. Mismoodi? Ise oled õpetaja. Küll ma välja mõtlen. Katariina põlvitas mehe ette. Tõstis algul parema ja siis vasaku jala üles ning langetas vette, pritsides vett mehe säärtele ja kintsudele. Hõõrudes kätega ta pahkluid ja kandu, mõhnasid ja marrastusi, pigistas ja masseeris iga varvast, kuni tunnetas mehe väsimuse raskust. Ta kuivatas mõlemad jalad ja talutas mehe voodisse, sättides ta ikka veel niiskete linade vahele. Siis läks ta kööki tagasi. Ta on kurnatud, sõnas Katariina. Selge see. Mis viga, ema? Ei midagi. Siis on hästi. Proua Spinell torkis roostes koorimisnoaga kartulit. See ei ole hotell, Katariina. Ma tean seda. Siis on hästi. Mis on hästi? Oleks tore, kui sa näitaksid oma vanemate vastu üles pisut rohkem sündsust ja austust. Jah, ema. Õhtusöök on kell 6, Katariina. Jah, ema. Õhtusöögi ajal hoidsid nad laua all käest kinni, põimisid jalad kokku ning vastasid kõikidele Katariina vanemate küsimustele. Kui nad magamistoppa tagasi jõudsid, riietas mees naise lambi valgel lahti ja noppis õrnalt ta juustest nõelad välja, vaadates, kuidas üks lokk teise järel naise veatule seljale langes. Jäta järele, Katariina, pane asjad kokku ja kõik. Me peame täna ära kolima. See on meie suur võimalus. Katariina pööras emale selja ja läks vanemate magamistuppa. Voodiriided olid läinud. Ta jooksis ja sikkusse tagasi. Kus linad on? Kuhu sa linad panid? Vanni. Ma pesin neid, kui su isa uudiseid tuli tooma. Katariina tõttas koridori lõppu, mantel libises tal õlgadelt, kui ta vanni ette põlvili vajus. Ta näppis veepinnale kerkinud linavolte, vees hõljuvaid musti traatjaid juuksekahle, pistis käed vanni, kastes end varrukateni nende koos veedetud ajariismetesse. Ta tõstis linu näo ette ja nühkis nendega oma huuli, põski, laupa ja silmi, et mehe siinoleku jäljeta nahasse imbuksid. Proua Spinell tuli vannitoa ukse taha. Katariina, mis asja sa teed? Pesen linu. Oh, jäta need sinna paika. Juutidel on palju paremad linad kui meie omad. Katariina käed vajusid uuesti vette. Sa oled läbimärg, Katariina. Saad niiviisi veel külma. Jäta need lihtsalt sinna paika. Ma võtan need kaasa. Tee, mis tahad. Aga me peame täna minema. Enne kui keegi teine selle elamise endale saab. Seda sa ütlesid, jah? Katariina loputas linu puhtas külmas vees, väänas need välja, voltis kokku ning jättis vanni kõrvale. Ta läks otsima isa, kes pakkis parajasti Johannese medaleid ja trofeesid. Nii et sa kuulsid uudist, sõnas isa. Kuidas see juhtus? Doktor Weinart korraldas selle. Korter on linna teises otsas, teisel korrusel ja väga suur. Palju mööblit, millelt tolmu pühkida. Su emale peaks see meelt mööda olema. Katariina tuksis varbaga vastu venna toa ust. Nii et ta sai minema? Jah, küll ta tuleb tagasi. Varem, kui sa arvata oskad. Ma loodan, sõnas Katariina. Ta on tubli noormees. Korteris on ka tema jaoks küllalt ruumi, kuni leiame teile omaette elamise. Parema meelega jääksin siia teda ootama. See ei ole mõistlik, Katariina. Mul ei lasta 2 korterit pidada ja niikuinii mõtled sa ümber, kui uut kohta näed. Katariina jäi vait. Ma lähen hakkan pakkima, lausus ta. Tubli tüdruk. Naine sulges magamistoa ukse ja lukustas selle, jättes vanemad ukse taha. Ta oli 22-aastane. Abielunaine. Millal nad selle omaks võtavad ja lõpetavad tema tüdrukuks kutsumise? Peter lihtsalt peab tagasi tulema ja ta nende juurest ära viima, sest ta ei suuda seda enam taluda. Seda, et on neile tütar. Tubli tüdruk. Ta pakkis oma asjad kiiresti ja vaevata väiksesse kohvrisse, kattes kõik vanni kõrvalt toodud märgade tilkuvate linadega.
ta pani kohvri esikuukse kõrvale maha ning naasis ema juurde kööki. Mida me siit kaasa võtame? Küsis Katariina. Taldrikud, noad, kahvlid, kastrulid? Ainult kastrulid, ülejäänu jätavad nad maha. Neil lubatakse ainult üks kohver kaasa võtta. Kõik, mis maha jääb, on meie jagu. Kuhu nad lähevad? Ma ei tea, itta arvatavasti. Igatahes kuhugi ära, võta see. Ta ulatas tütrele Johannese lemmikkruusi, mille tumepruunile küljele oli söövitatud suurte vuntsidega mees. Ta ei annaks meile iialgi andeks, kui me selle maha jätaksime ja võtta tema tuhatoos ka kaasa. Esik täitus kiiresti kastide ja kohvritega. Arvan, et oleme valmis, ütles proua Spinell. Härra Evald laenab meile oma käru. Kas sa hakkad seda kodu igatsema, ema? Ei, üldsegi mitte. Nad ladusid vürtspoodniku käru asju täis ja kõndisid seda lükates, kuni tänavad muutusid vaiksemaks ja laiemaks. Puud on ilusad, sõnas Katariina, ja tohutult suured. Härra Spinell parkis käru ühe auto taha 2 hiigelsuure keerukate nikerdustega puidust ukse ees. Kas seesama ongi, päris proua Spinell? See ei saa tõsi olla. On küll, mu arm. Nad sisenesid avarasse halli, mille lagi oli täis raskeid valgeid kipsornamente. Härra Spinell pühkis oma kingatalad vastu sääri puhtaks ning astus treppi katvale punase mustriga vaibale. Naised järgnesid talle. Katariina viiksatas, tundes kui pehme oli vaip. Ta ema kummardus, et varbu katsuda. Puhas pronkskünter. Nad läksid kolmekesi kõrvuti trepist üles, teadmata kas pöörata paremale või vasakule. Võti pidi lukuaugus olema, sõnas härra Spinell. Ma näen seda, lausus Katariina. Paremat kätt. Ta pööras võtit ning nad astusid 4-nurksesse koridori, kus oli kuldraamis peegel ja valge marmorpüst. 2 klaasust viisid poleeritud puitpõrandaga elutuppa, mida täitsid tiibklaver, sohvad, vaibad, maalid ja nahka köidetud raamatutega ääristatud orvad. Ilus, ütles Katariina. Lõpuks ometi, sõnas proua Spinell. Korralik kodu. Naised lükkasid kingad jalast ning lippasid mööda korterit ringi, avades naerdes uksi, mis viisid hiigelsuurtesse magamistubadesse ja rõdudele. Köögiriiulitel oli virnas lõikumis- ja vasardamisriistu, kappe täitsid tärgeldatud laudlinad, linikud, salvrätid ja lahmakad pehmed rätikud, kõik säravvalged. Neil oli kõik olemas, lausus Katariina. Ja meil ei olnud midagi, ütles proua Spinell. Nad kiirustasid taas elutuppa, kus rääkisid härra Spinellile vannist, mis on nii suur, et mahutada 2 inimest korraga, kuid too uuris valjusti vandudes riiuleid ja pildus neist raamatuid põrandale. Rämps! Rämps! Need peavad siit juba täna kaduma. Katariina valis endale köögist kõige kaugemale jääva magamistoa, mille rõdult avanes vaade väiksele, kuid rikkaliku taimestikuga õuele. Ta avas suure mahakonist riidekapi ning proovis siit kleite ja linaseid seelikuid selga, kuid ükski polnud paras. Ka kingad olid liiga väikesed. Niisiis leppis ta paari kampsuni, õlaräti, pika karusnahkse mantli ja selle juurde sobiva kübaraga, mille ta elutuppa minnes pähe pani. Kas ehteid oli? Päris härra Spinell. Ei, kostis Katariina. Mina küll ei näinud. Pagana varaste kamp. Nad neelavad ehted alla, teate, et neid meie eest ära peita. Ta korjas sületäie raamatuid üles ja suundus nendega ukse poole. Tooge oma kraam kärust ära, mul on seda vaja, ütles ta. Ta pilles raamatut kärule nii, et kaaned lendasid kukkudes tagurpidi. Oodake siin, ma toon ülejäänu ka ära. Vaadake, et keegi siit midagi ei võta. Need rikuvad inimesi, viimne kui üks. Ta kadus trepist üles ning naasis uute raamatute ja marmorkujuga. Ei, mitte kuju, Günther, palus proua Spinell. See sobib halli. See on Mendelssohn Ester. Katariina tassis oma kohvri trepist üles ja pakkis lahti. Seadis niisked linad rõdule ja riputas oma igavad värvitud rõivade karusnahkse kasuka kõrvale. Teel pesukapi juurde silmas ta ema, kellel oli seljas punane villane kleit. Sa näed hea välja, ema, aga see on juudi riie, ma ei saa ju seda kanda. Võta endale, see sobib sulle. Ei tea. Sa oled selle ära teeninud, arvad?
proua Spinell vaatas ennast uuesti peeglist ja naeratas. Küllap vist, aga ma pesen selle enne ära ja desinfitseerin. Kui härra Spinell tagasi tuli, istusid nad kolmekesi söögitoa lakitud laua taha. Nüüd on meie kord, teatas proua Spinell. Meie kord head elu elada. Ma arvan, et hakkan klaverit õppima, sõnas Katariina. Hea mõte, kostis isa. Ongi aeg, et meie peres oleks mõni muusik. Berliinis 30. oktoobril 1942. Mu kallis Peter, siin valitseb põrgu. Täielik põrgu. Ema karjub kogu aeg isa peale. Iga pisiasi toob kaasa üüratu riiu. Eile süüdistas ta isa, et tollel on armusuhe teise naisega, kellegi Maria nimelisega. Isa naeris ta välja ja läks kodust minema. Jälle. Ma olen alati üksi, Peter, ainult mina ja Johannes ja ma tunnen end nii üksildasena. Ema on muidugi kohal, aga ta käib ainult magamistoa ja elutoa vahet, nagu mu vend tegi. Päev otsa hommikumantlis, vahib enda ette, rüüstab pidevalt köögikappe nii, et on pundunud ja paksuks läinud. Ajal, mil kõik teised kaalust maha võtavad. Ma ei vaevu temaga enam rääkima, sest ta üksnes karjub minu peale, isegi siis, kui mul on laps süles. Veedan päevad pargis, ehkki seal on käre külm. Aga mul pole kusagile mujale minna, et rahu leida. Palun tule varsti koju, mu arm. Ma vajan sind. Sina viiksid mu kõigest sellest eemale. Loodan, et sinu emast saab meie lapsele parem vanaema kui minu omast. Armastusega, Katariina. PS1. Ma kuulen raadiost ja loen lehtedest, et võitlus Stalingradi pärast kulgeb edukalt. Jätka oma head tööd, kallis. Olen sinu ja su vapruse üle väga uhke. Johannes on ka. PS2. Loodan, et sinul ei ole armusuhet mõne vene naisega. Natasha ei paku küll silmale erilist rõõmu, aga kindlasti on ka kenamaid. Sa ei teeks midagi sellist ega ju. Faber varises keldri põrandale, äratades Faustmanni. Kus Weiss on? Surnud. Faustmann tõmbus kägarasse. Mis juhtus? Šrapnell. Kõhtu. Mürsud. Vaene vennike. On sinuga kõik korras, Faber? Ei. Kraft ulatas Faberile tinakruusi kohviga. Joo ära, Faber, ja mine siis magama. Ta magas kahe mehe vahel kiilutuna. Nende kehasoojus rahustas teda. 5 ajal ärkas ta uuesti ja istus. Käed suu ees. Vaadates, kuidas hommik tuppa hiilib ja valgustab riiulit, mille Kraft oli ära ehtinud. Portselanist baleriin. 1 käsi puudu. Seepia portree tema emast. Küünal, sinine räbaldunud siidlill ja must kell, mis oli seisma jäänud 6:30 peal. Teised 2 ärkasid ja Kraft tegi kohvi juurde. Kuidas ta vanematega saab, küsis Faustmann. Mis mõttes? Kas sa kirjutad neile? Armee kirjutab. Aga sina peaksid ka kirjutama, Faber. Sa olid viimasena temaga koos. Mida? Kas peaksin neile kirjutama, et nende poeg suri soolikad üle kogu maa laiali pillutatud? Ma ei saa seda teha, Faustmann. Keegi peaks. Kirjuta siis ise, sina ei näinud teda. Niimoodi on kergem. Võib-olla peaks Kraus seda tegema. Kas ta teab juba? Ei, veel mitte. Kraft valas kohvitassidesse ja andis igaühele kamaka šokolaadi. Kust sa seda kraami leiad, päris Faber? Ma maksan selle eest palju raha, rohkem kui teised on valmis maksma. Või jaksavad maksta, sõnas Faustmann. Võib küll olla, nõustus Kraft, andes igaühele veel tüki šokolaadi. Ta tõusis ja hakkas nende seljakotte sättima, riputas riideid ja mütse seina sisse löödud konksude otsa. Kas sina ei võtagi? Ma ei ole näljane, Faber. Kas sa ei käinud üldse lahingus, Kraft? Küsis Faustmann. Ega nad minust puudust ei tundnud. Teie sinelid haisevad. Sind hukatakse, kui teada saadakse, sõnas Faustmann. Mida? Et ma ostan šokolaadi? Et sa passid siin. Peidad ennast. Ei võitle. Mul ei meeldi see. Lärm, veri, see pole minu jaoks. Kellelegi ei meeldi. Me lihtsalt peame seda tegema. Aga mina otsustasin, et ei tee. Sind hakatakse otsima, lausus Faustmann. Seal väljas valitseb kaos. Nad ei märkagi. Kraus märkab. Kas ta sind otsib? Kas ta teab, et teie 2 olete lahinguväljalt lahkunud, et minuga siin kohvi juua ja šokolaadi süüa? Faustmann jõi oma tassi tühjaks. Me peaksime minema. Aitäh külalislahkuse eest.
Faber läks Faustmanni järel tärisevast trepist üles ja luugist välja. On sinuga kõik korras, Faber? Kas sa tuled sellega toime? Pean tulema. Tuul ja vihm olid jäitesegused. Faber, Faustmann ja Kraus tõmbusid kägarasse ühes idapoolses augus, tekid üle pea ja õlgade. Peame tõele näkku vaatama, poisid, ütles Kraus. Me jääme siia terveks talveks, see ei saa nii peagi läbi. Te ei tohi niimoodi öelda, seersant. Kas tahad, et ma seda veel kord ütlen, Faber? Meil on lihtsalt mehi juurde vaja. Lubati, et saame. Rohkem mehi pole. Ma olen neid näinud, Kraus. Paranejad ja 17-aastased, meil ei ole neist kasu ja puhkuselt naasvad ohvitserid, lausus Faustmann. Näevad välja paksud ja rahul olevad, aga nad on teel, ütles Faber. Peavad olema. Nii räägitakse, igatahes on meil peavarju tarvis. Varahommikuses hämaruses kangutasid nad linna läbivalt raudteeliinilt liipreid ja tassisid need traktoritehasesse oma poolele. Nad kaevasid ja rajasid maasse puidust koopa, kuhu mahtusid magama ja kükitama. Selle sissekäiku varjas mullavall, mille rõskust leevendas halutuli väikeses metallvaadis. Kui kaua me teie arvates seda veel taluma peame, Kraus? Ei tea, Faber. Rutiin oli kindlalt sisse seatud, niisama vääramatu struktuuriga nagu ta isa õpetaja töö. Faber tõusis koidu ajal, urineeris, sõi ja roomas koos Faustmanni ja Krausiga läbi prügi, et leida kuulipildu üle snaiprite eest kaitstud pesa. Iga päev erinevas kohas. Kell 9, mõnikord ka varem või hiljem, hakkasid venelased tulistama. Raketid ja mürsud vilisesid ja kriiskasid üle jõe, õhkides niigi õhku lastud laipu, rebides auke niigi kõndistatud maasse. Ta sulges müra eest kõrvad, keskendudes selle asemel mõnele helile. Samm, hingetõmme, sosin arusaamatus keeles. Ja ta tulistas. Surnuks. Alati surnuks. Kokkuvõttes läksid arvesse üksnes surnud. Nad ei anna sulle süüa, Faber, sõnas Faustmann. Isegi kui sa üle lähed. Kust sa tead? Ei anna, aga nad ju pakuvad süüa. Sina seda ei saa. Kuidas sa võid nii kindel olla, Faustmann? Nad näljutavad oma enda rahvast, Faber. Aga meie oleme sakslased. Meid nad ei näljutaks. Mida nad siis praegu teevad? Ta magas jälle, ent mitte kaua. Nälg äratas ta. Ta lamas vaikselt, jalad vastu rinda tõmmatud. Pilk ainiti surija täis lastud pükstel. Teised olid juba üle läinud. Ta oli näinud, kuidas nad üle jõe hurraa karjuvate venelaste juurde läksid. Ta hõõrus sõrmega käe selga. Nahk sügeles ja kippus kergesti verd jooksma. Rohkem külalisi lahkus täide suhtes ja igasugu surmavate nakkuste suhtes. Ta võiks deserteerida, oodata sõja lõppu ja siis koju minna, olla isa oma pojale, mees oma naisele. Ent kas Katariina tahaks teda? Meest, kes oli alistunud. Kas ta andestaks mehele ja selgitaks kõike õiglaselt nende pojale? Räägiks talle, et ta isa oli Venemaa lumes hüljatuna peaaegu surnuks nälginud. Et kedagi ei tulnud. Ei Füürerit ega kindralit. Faberi rind tõmbus kokku ja ta surus käe sineli alla, et masseerida väikeste ringidena nahka südame kohal. Sõrmed kaevumas iga ribi vahele, pisarad silmist voolamas. Pärast kõike, mida ta oli teinud. Ta õlad vappusid hubisevas pimeduses. Ta magas veidi aega, ärkas ja läks välja. Uuesti võttis ta mütsid ja rätid ära, külmutas pead, külmutas mõtteid. Kõik on valge. Ei süüd, ei süütunnet. Kirkalt valge ei miski. Ei minevikku, ei tulevikku. Ta pani mütsid pähe, läks sisse tagasi ja istus Faustmanni kõrvale. Ma lähen supi järele, saan aru. Kas tuled ka? Ei. Me kärvame siin, ma tean. Ja sa ju vihkad seda sõda, seda režiimi. Ma vihkan toda teist ka. Aga sa oled ju kommunist. Jälle vale, Faber. No mis sa siis oled? Nagu sa ütlesid, sent surmale võlgu. Aga poliitiliselt, mis tähtsust sellel on?
see on mõttetu. Faber hakkas nutma. Ma pean, oma naise ja lapse pärast. Sa sõdisid nende nimel ja nüüd annad nende nimel alla. Küll neil on sinuga ikka vedanud. Ma tahan oma pojale isa olla. Palju edu siis. Ära ainult suppi oota. Nad ütlesid, et neil on meile suppi. Seda ütles ka Hitler ja sa uskusid. Sa oled üks küünik. Ma olen mineja mees. Sa saad end päästa. Jookse minema, Faber. Minul on siin parem. Miks? Minu laseksid nad maha. Ei laseks. Neile olen ma Saksa mundris venelane. Nad leiavad sulle rakendust. Reeturi kuuli leiavad nad mulle, Faber. Vahest mitte. Tule minuga, Faustmann. Ma ootan siin samas. Nii näib kohasem. Kuidas saab miski sellest kõigest kohane olla? Ma ei saa enam olla venelane Saksamaal ega sakslane Venemaal. Siin on sama hea koht kui kusagil mujal. Tükike Venemaad, mis kuulub Saksamaale. Aga mida sa ootad? Sa saad surma, Faustmann. Ja sina ei saa. Vahest mitte. Sa hakkad veel soovima, et oleksid surnud. Faber pühkis silmi ja tõmbas põlved lõua alla. Kas sa tunned süüd, Faustmann? Mille pärast? Oma enda rahva vastu mineku pärast. Kumb on minu enda rahvas? Mina tunnen süüd. Kaotaja enesehaletsus. Sa ei tundnud mingit süüd, kui võiduseisus olid. Mul polnud selleks aega. Aga niipea kui hakkad kaotama, muutud sentimentaalseks. Kas see ongi süütunde iva, Faustmann? Sentimentaalsus? Ei, sinu jaoks mitte, Faber. Sinu jaoks on asi hullem. Sina tahad, et süütunne sind lunastaks, nii nagu sa tahad, et su naine ja laps sind lunastaks. Kui oled pälvinud lunastuse, võid tappa või supi vastu võtta. See pole tõsi. Ei ole? Ei. Mis siis on? Ma ei tea. Mine siis juba. Võta see supp. Faber sirutas käe Faustmanni poole. Nad surusid kätt. Jumalaga, Faustmann, mingu sul hästi. Mingu sinul hästi, Faber. Loodan, et sulle antakse suppi. Loodad või? Aga otsi võimalust ilma selleta ellu jääda. Faber mähkis endale ümber kõik tekid ja sinelid, mida leidis. Isegi need, mis olid roojaga kaetud ning läks selg peaaegu sirgu, ukerdades läbi prahi jõe poole. Jäässe külmunud okstest jalgteele. Ta jalad libisesid, ähvardades teda pikali kukutada, kuid ta jäi püsti. Õhk oli karge ja puhas, surma ja roiskumist polnud tunda. Ta tajus mõlemal pool mehi, kes lohinal pea maas jääd vahtides edasi liikusid, keeldudes üksteisele otsa vaatamast, üksteise allaandmist tunnistamast. Lask lõikas läbi õhu. Mees Faberi paremal käel kukkus näoli. Ta kuklast purskas verd. Faber seisatas, ent mõistis, kust poolt kuul tuli ning pistis jooksu. Põgenes läände, sundides oma jäiku liikmeid tagant, pisarad mööda nägu voolamas. Ta tahtis suppi, oligi kõik, ja oma poega näha, oma naist hoida. Ta jooksis kiiremini, teistest kaugemale, naervate venelaste poole, kes teda lusikaid vastu metallkausse tagudes ergutasid. Temagi naeris ja sirutas käed kõrgele õhku, kui ligines suurele mustale keedupotile. Nad kutsusid teda lähemale. Ta heitis pilgu potti, tulel podisesid lihakamakad ja köögiviljad. Ta käed vajusid alla, peod kaardusid anuvalt toidu järele. Nad naersid veel valjemini. Kuldhambad pärast lõunases päikeses välkumas ning võtsid talt rihmad ja käekella. Ta laskis neil seda teha ja palus taas süüa. Nad surusid püssitoru talle vastu selga ning juhtisid ta eemale potist. Eemale podiseva liha lõhnast. Eemale supist. Järjejutt. Olri Mägi, avantüür, kirjastuselt Petrone print. Järjejutt.